Hetkeks moodustub subkultuuri mull. Esimene viis oleks püüda läbi antropoloogia huvilise dokumentalisti või ehk looduskirjaniku sule anda teaduslikkust õhkava täpsusega kirjeldust. See võiks olla uuele lugejale ehk huvitav, kuid faktide loetelu jätaks ilmselt varju need märgid, mida päris keskkonnas viibimine paratamatult jätab. Vaimukujutelma konstrueerimise hõlbustamiseks veidi kirjeldama küll peab, aga enamasti järgneb siiski rohkem subjektiivset laadi muljetamist ning isiklikku laadi mõju. Pideva muutuse idee või selle aspekti olulisuse tunnistamine oli kindlasti põhiline läbiv niit, millesse takerdumine tuletas end tihti meelde. Neid niite oli lausa mitu rulli. Kunstisündmuste puhul on enamasti esiplaanil pilt ja heli. Traditsioonilisi struktuure eirav pidev muundumine järgmistesse vormidesse ja juba järgmistesse ja jälle. Eriti just muusikas, toetudes suunavalikul sageli ka kaose täringule, rääkimata tüüpilistest vormidest jäeti kohati kasutamata igasuguseid pidepunktid. Ja kogu see asi lihtsalt voolas ringi ojas lombist hoia. Ehk erinevate esinejate veesilmad olid samas väga omanäolised. Ja nüüd kirjeldustega veidi hoogu, kui maailmas on üldiselt kõik omal loomulikul kohal ja kõik paigas, või kes oma kohta ei leia, see pannakse kiiresti paika, siis tekib üsna ruttu küsimus, kuhu ta ikkagi voolab. Miks ta üldse voolab, kas ta peaks voolama? Ja natuke hirmus on tegelikult ka, kui millelegi ei saa enam kindel olla, sest paratamatult see varsti muutub milleski muuks. Mida sellest vähemalt ühes võimalikus maailmas oleks õppida? Seatakse küsimuse alla olemasolevad sisse seatud struktuurid, kultuurilised institutsioonid, mida kõik karja instinktist pimestatuna järgivad. Miski ei ole tegelikult staatiline. Üritus kogu raskust toetada vaid ühele näiliselt toekale kargule oleks vaid enesepettus. Seega mitte takerduda ebaolulistesse detailidesse või detailidesse üldse, mis juba nende tekkides olematusse õhutaks, vaid mälestused nende varjudest jääksid kinni su teadusesse, millega enda pidev kummitamine suisa tobe tundub. Takerdumisel aga omada alati väikest niidijuppi, mis juhataks tagasi põhitõdede juurde. Lihtsad ja kerged täiesti loomulikud põhitõed, mille ilma kontekstita mainimine mõjub igava ning tühisena, kuid mille meenutamine rasketel aegadel oleks ometi nii vabastav. Lihtsuse kergus annavad jõudu. Kerge koormaga on ikka kergem, kui kõike pidevalt kaasas kanda. Ometi kõigil on sageli raske. Ära hukka, ei mõtete ega tegudega. Kõigil ja kõigil on oma põhjuslikud jooned sees. Nende mõistmise ürituse algpunktiks on hukkamisteta suhtlus. Tunnen end väga privilegeerituna ja seega väga tänulikuna, et saan näha elu mängulisuse poolt. Mängida oma mõtete ja tunnetega, tunda head ja halba ning saada tegutseda ürituses neid muuta ja suuta säilitada miskit loomulikku optimaalselt tunnetust maailmast. See tunne ja tõdemus, et suudad oma elu ja kogemust suunata, on ülim mäng, suuta valida oma suhtumist ja tundmusi nii, nagu soovid. Teatud tingimustes seda valikut näha on väga raske. Meist mitte olenevate olude sunnil paljude jaoks võimatu, kuid vähemalt teoreetiliselt võimalik ka kõige raskemates tingimustes. Väsimus, valu, ebamugavus, tahtmatus. Sellistel puhkudel tuleb koheselt naasta baastõdede juurde, haarata oma niidijupist, mis juhataks jälle kindlale pinnale. Aga pind pole ju kunagi kindel, mille juurde siis naasta. Vundamendiks tsementeerubki kõige fundamentaalselt pidev muutus. Siis pole mõtet ka kinni hoida sellest, mida enam ei ole, mis juba on läinud. Klammerduda on võimalik ainult enese kujutelma, mille põrkumine selle reaalsuses leitava
nüüdseks tühja kohaga tekitab vaid ängi. Kerge elu on hea elu. Miks teeme selle raskeks?